Eks selle kinnisvara üürimisega on seatud igasuguseid probleeme. Ühest küljest on ju tore, et korter või maja ei seisa tühi, kui endal ei ole vaja seal elada, aga teisest küljest, mis seisus sa selle kõik tagasi saad, on olnud väga kurbasid ja hoiatavaid näiteid. Ja täna olen ma paraku tulnud siia päris Läti piiri äärde, Karksi-Nuia, kus on ka üks selline hoiatav näide. Üürisite korteri välja? Jah, sai maja ehitatud, siis sai ära tuldud, sealt 2 asja vaja pole, see jäi nagu ripakile, sai nagu tasuta üürile antud sisuliselt. Tasuta lausa? Tasuta, jah. Kommunikatsioonid maksid tema ikka, aga ja elasid alates 2006. aasta, kas juuni või juulikuust. Ja siis eelmise aasta märtsi poole peal siis läks viimane välja. Mis aga Matile tuska teeb, on see, et juba ajal, kui elanikud hakkasid endale uut elukohta otsima, jätsid nad ühistule kõik otsesed kulud maksmata. Ja siis tuli põhjuseks, et ei saanud maksta korteri asju, et soetati uus elamine, küttepuud ja asjad, ma sain aru, ma olen ka inimene ja ma nagu leppisin sellega, et ma kannatan veidikese, et küll siis hakkavad rahad teisipidi võib-olla jooksma, aga ainult lubadused ja siis lõpuks ähvardas ühistu mind siin igasuguste varaarestide ja asjadega juba ja siis vaata vana inimene juba arg, vaata siis ei taha ju oma sekendusi, siis ma ikka proovisin nagu ära maksta need asju, nüüd jätsin oma selle talve puud ostmata, mitte selle talve, aga ütleme, mis nüüd järgmiseks talveks läheks. Et ma olen nüüd maksnud ja pea 2 tonni on juba ära maksnud nende eest sinna. See kuri või? Jah. Ja korter on üle andmata, korter on nagu ilmselt korrastamata, sest mina pole oma jalaga sinna sisse saanud, kuna võtmeid ei ole mulle üle antud. Sinu hing on täis, sa tahaks nagu ikkagi Eesti rahvale ka näidata, et võib olla selliseid tegelasi, kes, kuidas ma ütlen, üürilise ja omaniku suhet mitte väga kõrgelt ei hinda ja ei lugu ei pea. Jah, täpselt, et hoiatuseks teistele tahaks näidata, et mis võib ühe heausse inimesega juhtuda. Matil oli 4-toaline korter, kuhu rahvast mahtus palju. Kuhu aga kõik elanikud kolisid, seda Mati päris täpselt ei teagi. Kuhu me lähme kõigepealt proua juurde? Prouaga tegelikult proua on nii ülbe, et proua ei võtnud vastu ka enam resk, et tõruk vähemalt võid seile vastu, aga ta rääkis ka kurba saatust. Lähme tüdruku juures. Ega midagi. Õige maja on leitud ja kõigepealt siis üritame leida üles tütre. Ema ja tütar koos seda korterit üürisid ja seal ka natukene jama tekitasid, läheme vaatame, mis neile öelda on. Teine korrus ja paremale. Sinna järele. Tere, härra. Kus su provakene on, üldse ei taha muga suhelda? Tere. Kas teie olete ka elanud siis selle ära korteris või? Mingi aja, jah. Kuid jahmunud mees on üürniku endine kaasa, kes ei tea või ei taha asjadest midagi teada. Ühesõnaga selle perioodi eest, mis teie seal elasite, kas teie pidite midagi tasuma ka või? Ikka maksin. Kui palju te maksite? Oi, ma ei mäleta. See on liiga muu. See, et asi on koristamata, üle andmata. Seisev olukord, kurat ei saa müüa, ei saa midagi teha. Ainult lubatakse, et teeme, toome, oleme, kurat, nii ei saa ju. Sõnal peab olema ka maksejõud. Jama lugu. On küll, jah. Aga te teadsite ka, et selline jama nõhus teie, ma ei teagi, endisel elukaaslasel või sõbrannal või kes ta oli teile täpselt? Ikka teadsin, jah. Laste ema? Laste ema, jah. Aga lapsed on siis ka tema juures või? Ei ole. Tütar elab siin ja siis poisid on välismaal. Ega võtid teie käes ei ole ühte? Proua käes on võti või? Jah. Muus on küll.
Aga kus kohast me võiksime siis selle naisterahva leida? Kõrvalmajast, ma ütlesin. No selge. Ühesõnaga, te ei oska meid siis praegu selle mõttes edasi aidata, et tuleb siis minna kõrvalmajja, jah? Mati puhiseb juba üsna kurjalt, sest tema on üürnike eest pidanud hea summa välja käima ja seda neile kinkida ta ei kavatse. Et me vaatame seda asja lähemalt, et mis seal on, mis seal pole. Alguses oli rahulikum, aga sul tegelikult ikka hing täis täitsa. No, mis sa ise arvad? See korter on mul ikka nii nuhtluseks olnud elus, et... No tere! Kuule, natukene pahandus on Mati sõnul. Mati üüris teile pikalt korterit ja see korter on üle andmata. Mis see põhjus on, et see korter on üle andmata? See siis raha taga. Raha taga, mis see tähendab? Mul ei olnud rahalisi võimalusi. Kas nüüd on rahalisi võimalusi? Nüüd ma olen töötu. Nii, aga kuidas te kavatsete seda olukorda siis lahendada? Mingi maksegraafiku välja pakkuda? Tuleb proovida, kui mul oleks rahalisi võimalusi. Lubadused ja mul on juba pea alliks läinud lubadustest. Aga ma saan aru, et vaikselt tekkisid need võlad teil seal eelmises kohas, jah? Jah, mitte ainult minu oma süül. Tähendab, mitte minu süül. Kelle süül siis veel? No, seal olid mul veel teised. Eesotsas vaimehega. No jumal küll, ega siis kui oleks lubatud nädal aega, siis ma ei oleks ju siia tulnud ka, aga sellest on ju üle aasta möödas. Miks te siis ei ole kuregi üritanud ära klaarida seda? Või kas või siis kokkuleppele jõuda? Me oleme rääkinud oma vahel ja on mul ka tütar juures olnud. Nii, ja mis nende rääkimiste tulemus on olnud? Mitte midagi. No mis te välja olete pakkunud? Minul ei ole midagi välja pakkunud, sest mul ei ole lihtsalt raha võtta kuskilt. Ja see, et ma sinna korterisse, ja küll, ma saan aru, et ma ei maksnud talle üüri. Nüüd lõpuks enam. Panin uued aknad ette, aga selle jaoks ma pidin ka laenu küsima. Muidu sa kellelegi teise elus pidanud ju omaniku tasu maksma, aga minu see maksnud, mis tee siis selle eest aknad sinna ette, et hiljem ostad võib-olla korteri ära. Seda ma räägingi. Aga tõstsid korteri hinda nii kõrgeks, et minul esiteks ei olnud võimalust ja poeg ei olnud enam nõus ostmast korterit. Aga ühesõnaga ma saan aru, et korteri võtmed on ikka teie käes? Jah. Olen üritanud ka korterit sealt asju ära tuua, aga mul endal isiklikult ei ole autot. Et mul ei ole käe otsas, ma ei too neid asju ära. Aga mis siis saab? Kas see korter jääbki nagu üle andmatu või? Ei jää. Aga millal see kõik võiks siis juhtuda? Ei tea. Aus vastus ma ei tea. Te olete nagu puuküürnik natuke seal praegu ju. Ise ei ela sees, aga olete nagu puuküürnik. Omanik ei saa ju mitte midagi teha selle korteriga. Ma tahtsin asjad ju ära viia, siis kui oli kolimise aeg. Et kõik korraga ära tuua ja elamine ka korda teha, aga siis ma jäin haigeks, ma olin tõsiselt haige. Et isegi kolimisega oli mul raskusi. Mati, mis te soovite hetkel, et teie üürnikud teeksid? No, mina tahaks, et kohe ja praegu saaks korda, aga kuidas see võimalik on. Et ma tahan sellest lihtsalt lahti saada. Võtmed on teie käes? Jah. Tooge võtmed, läheme sinna korterisse. Pange jope peale, läheme sinna korterisse. Karksi nuiasse kutsus mind appi Mati, kes üüris 17 aastat välja oma 4-toalist korterit. Elanikud kolisid mullu küll minema, kuid viimaste kuude kommunaalmakseid nad ei tasunud. Ega andnud korterit ka üle. Mati, saad ka välja? Müts juba kadus. Lõpuks sain reis. Pea ei tule järgi. Hovis! Oi, tere! Vot. Koer tunneb ikka head inimesed ära, eks? Tunnebki. Üürnik oli pikal pealekäimisel nõus nüüd ukse siiski lahti tegema. See on nüüd suur tuba. 2 väikest tuba läheb sinna.
Oota, aga mis see kapp? Kõik on utiil või? Korter on väga viletsas seisus, aga mis peamine, rämpsu täis. Mati, sa oled maksnud 200 € kuus talvekuudel siis selleks, et seda kohta soojana hoida, kus keegi sees ei ole ja natuke on laga. No seepärast, et minult nõutakse. Mina olen nagu omanik ja kirjas, nemad on kasutajate kirjas. Võti on nende käes, et näed, kui suure vaevaga me selle vett me nüüd saime. Et ega see ei olegi nii lihtne, et ma tulen ja tulen siia sisse. Vaat. Aga siin on siis mingisugune kolimisprotsess teil pooleli jäänud täitsa või? Pooleli jäi jah, olude sunnil. Aga pehmelt öeldes on ikka täitsa laga, mis siia on poole jäänud. Et mina ei taha siia mitte midagi, sest kui uus inimene tuleb, siin peab ju kohe remonti hakkama tegema, ega siis ei saa ju. Lapsed on ära hakanud tapeedid ja värgid ja ega igaüks ju teeb ju oma maitse järgi, valib värvid ja mustrid ja selles mõttes nagu ei ole mõtet siin ette teha korterit. No, te ütlesite ka, et teil on nagu rahaliselt hästi raske seis ja pankroti haldur ja te teate, mis see tähendab, et kui raha ei ole. See on keeruline olukord, eks? Jah, on küll. Aga kui ära maksab 200 € kuus praegusel hetkel selleks, et seda korterit hoia soojana, kui teil ei ole endal võtitki, no kas teil lihtsalt süda ei hakka verd tilkuma või? Ära Mati on ka pensionär ju. Ja aga ma olen üritanud ka väljapääsu leida, aga mitte kuskilt otsast mul ei ole see tulnud. Aga no kui palju siin siis tegelikult asju on, mis te tahaksite ära viia? Need tulevad praktiliselt kõik ära visata. Ära visata? Ja. Aga Mati, ma pakun sulle sellise ebameeldiva lahenduse, et sa kirjutad see paar tonni korstnadesse, saad võtmed kätte praegusel hetkel, tellid ise konteineri, kõik tühjaks ja nägemist. Mis sa sellest arvad? Kurat, hästi ei arva. Hästi ei arva? Et ma olen selleks elus palju ja raske tööd teinud, et natukene pensionärina kalal käia ja kui ma nüüd selle finantsi sinna nüüd ära kulutan, küttevõid ka jäid ostmata, et ega ma pensioniga väga heas majandusseisus ei ole. Aga kas te oskate mingi ajalise raami välja pakkuda, millal te võiksite selle asja ära teha? Kui ma leiaks auto, ma oleks juba ammu teinud, aga mul ei ole endal autot ja mul ei ole kuskilt võtta ka autot. Jüri lubas ju kogu aeg, et ma võtab käru ja mina juba ajasin siin andesid ja asju kokku. Tema lubab, mina seda ei tea, me ei ela koos. Ma tõesti ei tea, mida tema lubab. Ma tõesti ei tea. Kes see Jüri on siis mingi endine eokoos? Eksmees, minu ta on teilt kõrval majas ju. No aga kui teil oleks huvi seda asja ära lahendada, minge astuge kõrval majja, minge rääkige selle ära. Ma olen taga rääkinud, mis sellest kasu? Ja mis ta ütleb siis teile? Et ei? Ei, ta otseselt ei ole öelnud. Aga siis tehke ära see täna. Millega ma pidin? Jüriga? Selle väikse autoga. Hakkate sellega pihta, Te olete üle aasta seda asja venitanud. Millal see päev siis tuleb? See ongi nagu huvitav ju. No suuremat autot oleks vaja lihtsalt. Et korraga rohkem ära saaks viia, mitte edasi tagasi sõita. Ja on vaja ka kohta, kuhu ma panen nad. Aga kuhu te plaanite panna ühel hetkel? Mul ei ole prahti mitte kuskile panna ju. Sest kohta ka ei ole, kuhu panna ju. Prügimäge meil ei ole. Sinna muidugi viia ei tohi põletada, ma ei saa midagi ju. Mine ei räägigi, et äkki nad teevad sul valla poolt mingi võimaluse, mingi kuluhüvitise, et kus saaks selle kasti tellida. Et see on ainu õige ja kõige kergem lahendus. Vaata, kui hea on sinna sisse tõsta, ta ei ole kõrge ega midagi. Et selles mõttes oleks nagu ideaalne lahendus. Aga olete käinud vallas selle teemaga? Sellel teemal ei ole. Võtate siis selle ette äkki või? Teen nii. Millal? Millal vallal need tööpäevad on, ma ei tea, ega iga päev vastu ei võeta. Nii, käite vallas ära, äkki saavad natukene toetada. Kuidas siis edasi tegutsete? Ma pean auto leidma. Auto äkki tulebki see valla abiga äkki. Tuuakse vaat see kast, mis laseb seljast maha. Siin oli ju see konteiner siis, kui... Siis kotid kannavad kas läbi akna või läbi uste või akende selle kolla kõik peale ja ongi ja tervit ja lapp ja... Ühesõnaga ma saangi aru, et teil on hästi raske olukord ja kurb lugu, aga äkki te hakkate siis ikkagi kiiresti tegutsema, sellepärast, et
noh, ei ole kõige ilusam see asi, eks? Ma tean, et ei ole. Ma tunnistan üles, ma tean kõike seda. Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et isegi tasapisi tegutsedes oleks saanud selle sodilao paari nädalaga klaariks tehtud. Kui vaid tahtmist ja ettevõtlikkust oleks olnud. Aga Mati, ma lõpetuseks siis küsiksin seda, et nüüd sa oled ikkagi üle mitme aasta siin korteris sees. Ja. Kui sa mulle helistasid, sa ütlesid, et siin võib olla selline pilt, mis sulle väga ei meeldi. Nüüd sa oled siin saanud ringi vaadata, mis tunne on? No ega ta ei ole ju kõige parem sellepärast, et siin on eks ju aega asju seada küll olnud. Et kaua võib, et nagu see üks vend ütleb omas saates, et ma tahaks ka, et elu tahaks edasi ja need mured kaelast ära, et arvasin, et see kinnisvara on rikkus. See on ainult üks murede hunnik. Mida vähem sul on vara ja mida vähem sul on erinevad inimsuhteid, mida klaarida, seda vabam võiks hing olla ja seda rohkem võiks õnne ka olla. Taskus ära mahub on kõige parem väärtus, varandus.